Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on vaadanud aasta esimesel istungil üle elanikkonna puhkustega seonduva. Luubi all on võetud lapsepuhkus. Kuna siiani on nii emadel kui isadel olnud võimalik võtta lapsepuhkust ja see on mõjunud demograafilisele situatsioonile pikka aega hästi, ent nüüd juba mõnda aega ebapiisavalt, siis otsustati, et alates 1. juunist on võimalik inimestel jääda lapseootuspuhkuse või lapsepuhkuse asemel ka lapse tegemispuhkusele. Praegu on tihti nii, et inimesed tulevad töölt koju, söövad kõhu täis, jäävad teleri ette magama ja korralikust lapse tegemisest ei saa juttugi olla. Alates juunikuust aga saavad kõik töötajad võtta lapse tegemispuhkust iga kuu ühe kalendrinädala, siis on inimestel aega ennast lapse tegemiseks välja puhata, luua vastav õhkkond ja tegutseda tulemuslikult. Puhkusavaldusi hakatakse vastu võtma alates veebruarikuust. Ja õigusteemadel piiratud eelarve ja kasvavate kulude tõttu kuulutas justiitsminister välja kohtute isemajandamise kava. Kava eesmärk on suurendada kohtute finantsilist iseseisvust ja pakkuda avalikkusele senisest laiemat ligipääsu õigusmõistmise protsessile. Pilootprojekti raames alustab Tartu maakohus alates 1. märtsist kohtuistungite piletimüügiga. Ühe kohtuistungi vaatamise pilet maksab sümboolselt 10 eurot, et tagada ligipääs ka vähekindlustatud peredele. Kohtuistungi järelvaatamine on võimalik hinnaga 15 eurot. Kui pealtvaataja soovib istungi käigus avaldada arvamust või esitada küsimusi menetlusosalistele või kohtule, tuleb iga sõnavõtu eest tasuda 5 eurot. Maksta saab nii pangaülekandega kui kaardiga. Järgmises etapis on plaanis avada ka totalisaator, kus pealtvaatajad saavad teha pakkumisi selle kohta, kumb pool kohtuvaidluse võidab. Justiitsministeeriumi sõnul hinnatakse pilootprojekti tulemusi suve lõpuks ja eduka katse korral kaalutakse mudeli laiendamist ka teistele maakohtutele. Ja majandusest. Maailma majandus on jätkuvalt volatiilne ja inimestel on igapäevaselt üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja riske hajutada, märgivad majandusteadlased värskes finantsülevaates. Positiivne on see, et märkimisväärne osa Eesti elanikkonnast hajutab finantse siiski edukalt. Kõige kindlam ongi hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajutatud ja hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud ka lõppenud. Politsei töömailt. Kell 12 eile päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on sisenenud meesterahvas, kes ähvardab müüjat relva taolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt 2 latti vorsti taolist ja 1 kera juhtu taolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politsei taolised inimesed pidasid isiku kinni. Kurjategijat ootab nüüd ees kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja eile kella 2:30 vahel öösel murti Tallinnas Kalamajas sisse kohaliku pensionäri keldrisse ja varastati mõlemad kartulid. Politsei esialgse versiooni kohaselt võisid teo kordasaatjateks olla vargad. Eetris olid uudised.